Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere päevast! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris neljapäeviti, et rääkida Eesti ja vahel ka maailma tippspordist nii, nagu seda meie meelest tegema peab, särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Karl Juhkami ja Jarmo Jagomägi. Mina olen Ott Järvela ja me alustame. Staar. Hiina Nanjing on nüüd kirjas nende linnade seas, kus Eesti kergejõustiklased on võitnud tiitlivõistluste medali. Sellepärast, et just seal peetud kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlustel paikas Johannes Erm selle kripelduse, mis ma arvan ikkagi paar nädalat varem Hollandis Appeltornis hinge jäi ning võitis maailmameistrivõistlustelt hõbemedali, mis on siis kraadi võrra kangem medal kui see, mille ta võitis eelmise aasta maailmameistrivõistlustel Glasgow's. Selle hõbemedali võitmiseks püstitas Johannes Erm jälle Eesti rekordi 6437 punkti. Jarmo, kui vägev saavutus see konkreetne hõbemedal on? Ma ütleks nii isegi võib-olla, et hõbemedalist selline märgilisem või kõvem saavutus on see punktisumma seal 6400 alguses, mis on läbi aegade 10. tulemus. Roman Žeberlest ei lahutama ainult 1 punkt, et see juba näitab ikkagi mis tasemele Erm on küündinud. Ja nagu Holger Peel ütles ka eile lennujaamas, et see sise-EM oli mingis mõttes nagu peaproov, tegelikult oli juba seal väga hea tulemus ja siis MM-il õnnestus nüüd see ära realiseerida, mis siis talvel sai tehtud, et tegelikult see talvine ettevalmistus oli väga lünklik, sügisene, ütleme kogu jooksupõhi ei tegemata, aga selle pealt teha sellised tulemused, et see on väga märkimisväärne. Muidugi arvestada, et kogu jooksupõhi ei sügisel tegemata, siis tekib küsimus, et mis nüüd saab, kui tal õnnestub jooksupõhja teha, kui vaadata natukene suve peale ette. Aga ma nõustun sinuga, Jarmo, selles osas, et see Eesti rekordi nihutamine oli tegelikult see olulisem ja isegi nagu tähtsam sündmus selle medali kõrval. Ja mis isegi nagu alaspetsiifiliselt, ma ütleks, oli nagu veel kõvem taseme või kvaliteedi näitaja või märk on see, et nii lühikese ajaga ta tegelikult parandas seda tulemust, sest võtame konkurendi Steel Steinfordi, kes tegelikult ju tegi 100 ja rohkem punkti vähem kui Appeltornist, ehk siis temal ei õnnestunud nii lühikese ajaga teist sama head 7 võistlust kokku panna, Ermile õnnestus veel parem ja muidugi tunnustame ka ikkagi nagu maailmameistrid. Sander Schottheim on nüüd siin 1,5 kuuga kokku pannud 3 väga ulmelist 7 võistlust, nii et selle mehes ka müts maha. Samas, kui sa Schottheimi mängu tõid, siis ta tundus selline natuke ulmeline suurus selle sisehooaja kontekstis püüdmatu mees, aga tegelikult Erm ei olnud temast üldse lõpuks kaugel, et ta läks lihtsalt eoshüppes seda riski võtma, et ta läks 5-30 pealt kohe 5-50 peale, et saada edu Schottheimis jooksuks ja siis oleks ta nagu selge variant kuld võita. Et tegelikult seal olid üksikud sentimeetrid, mis hakkasid määrama. Ja seal on loogika oli siis see, et 5-40 oli selles mõttes nagu oleks olnud kasutu, et sel juhul poleks ta Schottheimist mööda saanud, oleks pidanud eest ära jooksma ja et mitte lihtsalt raisata jõudu katsete peal 5-40 peale, siis veel omakorda 5-50 peal läks otse 5-50 peale. No ta veel eile ütles ka, et tegelikult need 3 katset isegi seal 5-50 peal olid juba natuke liiast, et hakkas ära väsima, aga tegelikult see 5-30 tal tuli 3. katsel, kui esimesed 2 katset olid ka väga lubavad, et oleks seal esimesel-teisel üle saanud, siis mine tea, mis seal oleks võinud lahti rulluda. Aga mulle see käik väga meeldis, et see on selline spordimehelik, kuidas öelda, otsus, vaata keset võistlust. Plus tegelikult teadis, et Schottheim on temast nõksa kõvem jooksumees, et kui päriselt läheb nüüd see must silmes on must ja nüüd tuleb viimased 2 ringi niimoodi joosta, et midagi ei näe, siis teoorias ikkagi Schottheimil oleks eelis. Mis seal boksimatšis siis toimus? Oli nagu teema või ei ole sinu meelest? Ei, ma ei usu, et seal mingi teema on, et tegelikult eile sai natuke arutatud ka, et mis dünaamika neil Schottheimiga on ja tegelikult nad on väga head sõbrad, et kui Schottheim avas siin Tallinnas hooaja seal veebruari alguses selle rahvusvahelise mitmevõistlusega, siis Erm oli talle seal kaasa elamas, rääkisid ja siis nüüd Erm meile rääkis ka, et pärast nad tähistasid seda head tulemust Euroopa rekordit koos ja läksid lauluväljakul kelgutama. Mõtlesin, et mis see tähistamine on, neist tuli siuke pönt, et läksid kelgutama. Et nad saavad väga hästi tegelikult läbi, et seal on see 10 võistlus on võib-olla selles mõttes natuke teistmoodi, et mingis mõttes rivaliteet, aga kõik on ka saavad väga tihedalt läbi. Nii, mul on tunne, et kergejõustikus sisehooaja väärtus on tõusnud, aga võrreldes, võtame näiteks 10 aasta taguse ajaga, aga
ta ikkagi ei ole ju võrreldav välishooajaga ja mitmevõistluses veel selles mõttes, ma arvan, et kaugushüppes on lihtsam neid kahte asja võrrelda, aga 10-võistlus, 7-võistlus on nagu üks on suur vend ja teine on väike vend ikkagi. Ehk et siit on minu küsimus, mida see ERM-i sisehooaeg näitab eesootavad välishooaega silmas pidades, mida võib loota? No minu jaoks oli need märgid väga lubavad, et esimene asi on juba see, et kui eelmisel aastal rääksime sellest, kas ERM üldse saab sisehooajal midagi teha, ta natuke läks sinna Glasgow MM-ile vastu siis treenerite ja nii-öelda taustajõudude vastu soovitusi, siis sel aastal neid pisivigastusi asju on kõigil mitmevõistlejatel, aga see aasta ta on selgelt tervem, pluss need jooksualad, teivashüppe, kuulitõuge, need kõik näitavad, et mingisugune areng on tekkinud ja ta ise käis ka mingi valemi välja, et kui sa sees parandad nii palju isiklikku rekordit, siis väljas võiks see skoor olla 8900 peale juba, et räägitud on sellest 9000-st ja kui kõik sujub, ettevalmistus sujub, siis see võib vabalt seal sügisel kättega tulla, kui mitte rohkem. Et Eesti rekord ei tohiks käimasolevat aastat üle elada? Ei tohiks. Ma ei tahaks öelda, et see on vormistamise küsimus, et 10 võistlus on siiski 10 võistlus, et neid muutujaid nüansse on seal meeletud, aga jah, nagu ERM ise selle valemi mängu tõi, et kui 7 alaga parandad 97 punkti, jagame 7, korrutame 10-ga, tema tulemus selle juurde panna, siis see tõesti 8907 äkki sealt kokku tuli. Kui me võtame üksikalade summa, siis see on 9115. Ehk siis ütleme, keskmine varu, 10 võistlus on 200-250 punkti, et kui see maha võtta, siis Erki Noole Eesti rekord peaks minema ajaloo, ma ei taha öelda prügikasti, sest et see on väga kõva tulemus, aga see teoorias peaks olema ületatav, aga jällegi vaatame. Ja kui suudab teha Jaane Kõiglase tüüpi 10 võistluse, kus sellist isiklike kogusummast jääb puudu ainult 100-150, siis võime rääkida 9000, eks ju. Aga ilmselt on vist aus siis öelda, et pärast 2001. aastat, kui Erki Nool selle Vancouveris püstitas maailmameistrivõistlustel 8815, pole ju kordagi olnud tõenäolisem mingil aastal, et Eesti rekord langeb. Ja kahtlemata jah, et ERM on see teine võistlus sel sisehooajal, see MM näitas ka, et nüüd ta juba vaikselt liigub nagu ta liikuma peab, et ta on ju pikk sifakas, selline üliatleetlik, mitte küll musklis, aga üliliikuv kutt, et see mobiilsus ja see see lõi juba välja ja selle pealt ta purjetab, ma arvan, ilusti suvehooajal. Ehk siis oodata tuleb meil, ma saan aru, suve teist poolt, et kui maikuus Kötsis võtame rahulikult, tuleb 8500, on kõik ikkagi väga hästi, põhiline on terveks jääda ja siis septembrikuine Tokyo MM. Ja, et treener Holger Beerile meeldib neid plaane väga põhjalikult teha, et ütles ka, et see sisehooaeg talle tegelikult väga ei meeldi, et jääb liiga vähe aega ettevalmistuseks nii-öelda suvele, aga kuna MM toimub sel aastal septembris, siis selles mõttes aega on ja kuna kõik normid asjad on täidetud, siis siin millegagi kiirustama ei pea. Ootame huviga 10 võistlusi Kötsises, Talansis ja Tokyo maailmameistrivõistlustel. Krahh. Väljas on küll kevad, aga me peame korraks naasema oma stuudio talispordi versiooni, sellepärast et talispordis mingid asjad vajavad kokkuvõtmist, kokkusõlmimist, lahti rääkimist ning möödunud nädala jooksul on palju kõneainet pakkunud Eesti laskesuusatamiskoondise juures ja ümber toimuv. Paistab, et Stefan Lindinger, koondist 2 hooaega juhendanud austerlasest peatreener, ikkagi jätkamas ei ole. Palli lükkas veerema Priit Pulleritsu artikkel laupäevases Postimehes ning sellele järgnenud erinevad kajastused üle Eesti meediavälja on üha enam ja enam viidanud sellele, et Lindingeri töösuhe oma treenitavatega eelkõige on ikkagi mõranenud selle piirini, et seda ei ole enam võimalik kildudest kokku panna. Kust otsast arutama hakata? Kõik suuremaid etteheiteid, mida Lindingerile üks variant on algusest, teine variant on lõpust, 3. keskelt. Aga üks suuremaid etteheiteid, mida Lindingerile ette siis on heidetud, on see, et teda ei ole. Ehk siis küll on mees puudunud siit, puudunud sealt, läinud ära varem, saabunud hiljem. Ja ühest küljest, kui sa oled aasta jooksul kaotanud mõlemad maa vanemad, kellel on ka tervilisi probleeme olnud, siis see on arusaadav. Teisalt, me räägime siiski koondise peatreenerist, kellel on teatud vastutus, teatud kohustused. Ehk siis, ütleme, see on koht, kus võib-olla kõige rohkem leiab nii-öelda neid, ma ei taha öelda kaitsvaid argumente, aga pehmendavaid argumente. Seal on see, et üks asi on inimlik pool, aga teine asi on paraku see, et Milano Cortina taliolümpiamänge keegi edasi ei lükka või ümber ei säti. Ja nii Milano Cortina olümpia kui ka sellele järgneb aasta aega hiljem Otepää MM on praegust Eesti koondislaste jaoks, ma pean, nooremate jaoks, seal on veel Kulbini jaoks tuleb veel neid suuri võistlusi karjääris rohkesti,
aga ütleme siis seniste tippude jaoks, ma pean silmas eelmisel aasta MM-il 4. koha saavutanud teatelaiskond, aga ka Rene Tsahkna, Kristo Siimerit. Nende jaoks on need 2 järgmist hooaega ju karjääri kulminatsioon. Seal on vaja teha see tulemus, millega jäädakse meelde. Ja ühesõnaga, oleks siis asi selles, et probleem oleks nii ainult ajalises raamitluses, et kus käia saab. Tegelikult neid mustreid või probleemseid kohti on kordades veel ja ma olen nii palju, kui aru olen saanud, siis ega neid väga palju tegelikult avalikkuse ette ka ei toodud. Toodi välja selline üldine jutt, et kui sa ei ole Stefan Lindingeri parteimees, siis sa oled räigelt opositsioonis ja sinuga lihtsalt ei suhelda, mis on nagu see kõige muret tekitavam koht siis, ütleme. Üldiselt on spordis asjad lihtsad, et ma tean, et korvpallitreeneritele meeldib öelda, et kui sa kirjutad oma töölepingule alla, siis sa tegelikult kirjutad oma vallandamisele alla, et kui Lindiger ei ole kohal, ei saa töötada, siis tema tööleping tuleb lõpetada, oleks tulnud võib-olla varem juba lõpetada, kui need asjad ei toimi, olgu need lõpuks, mis põhjused tal iganes, et selles mõttes pragmaatiliselt vaadata, see on asi ju lihtne, et kui koostöö ei toimu spordis, siis minnakse lahku, et jah, siin neid nüansse on kindlasti palju, ja ei ole kindlasti raha jalaga segada laskesuusaliidul ja nii edasi, aga ütleme nii, et ma ei tea, palju siin seda skandaalikest lõpuks on, kui palju mitte, aga seis ei ole hea, jah. Aga see on tegelikult hea point, et aga äkki ei olegi tegelikult nagu mingit suurt skandaali, vaid on lihtsalt see, et ongi toimunud, kuidas öelda, see töösuhte raugemine lõpuks. Et isegi, kas see kõik oleks pidanud, äkki oleks see kõik võinud leida mingisuguse lahenduse juba hooaja käigus, aga võib-olla, tähendab, ei saa kuidagi tagantjärele kindlalt väita, et see oleks tegelikult sportlikule protsessile kasuks tulnud. Sest et siis oleksid hooaja keskele tekkinud ka sportlastele erinevad avalikkuse poolsed küsimused kõige selle kohta, mis treeneriga toimub ja see oleks seganud ju võistlusteks keskendumist jällegi. Olga ausalt, tegelikult meil on sellist sasipundart olnud seal laskesuusatamise kogu aeg, et nooremad tulevad peale, nemad töötasid Lindigeri juhendite järgi, aga meil on ju olnud ka siin punt inimesi, kes tahavad kogu aeg mingit oma rida ajada, oma ette treenida, oma plaanid järgi teha, oma suva järgi mingis mõttes, et... Samas Tuuli Tomingas tegi enda tiimi, on Eesti kõige edukam laskesuusataja, ehk see on täiesti loogiline, et ta tahab seda teha. Et nagu mõtlengi, et Tominga ja Külmaga on asjad korras, nende tiimis asi toimib, aga siin on Tsahkna olnud, kes on tahtnud mingi täitsa oma plaane teha, mitte ühegi treeneriga, Talihärm on selline kuskil seal vahepeal, et jah, seal on, ütleme nii, et mingis mõttes nagu pada sõimab katelt, aga tegelikult sportlased ei olegi Lindiger avalikult kritiseerinud ega midagi, et siin käib pigem taustal selline susimine. Teadmata nüüd liiga palju asja olla, siis mulle tundub, et selline vaikne raugemine on tegelikult nagu välistatud, sest kui me võtame kas või selle, kuidas Lindinger kõikidele talle esitatud küsimustele vastas, siis vastused andis reaalselt ainult ühele küsimusele, mis oli siis palganumber, kus ta sai lihtsalt faktiliselt näidata ja ülejäänud juhtud oli see, et siin on minu advokaat ja nüüd me hakkame selle vahendusel suhtlema, et see ei olnud see, et nüüd hakkame sõbralikult lahku minema, et ka seal tuli väga selgelt see välja, et kui sa ei ole minu parteimees, siis aga see advokaadiga ta hakkas suhtlema ajakirjanduse suunas, et ta on nagu tige vist selle peale, et seda asja kajastatakse, mul on tunne. Üksik sportlane ei ole tema peale avalikult põhimõtteliselt ikkagi kaevanud, et mida see nagu näitab, et see siis nagu justkui ei ole ka otsest vastuseisu, et kui oleks väga suur mäss, siis tuleks... No ridade vahelt ikkagi oli, et tegelikult nagu tahaks kritiseerida, aga ootame hooaja lõpuni nii palju, kui siin nagu neid lauseid ka näiteks teistest väljaannetest on üritatud välja pigistada sportlastest. Minu jaoks üks järeldus on veel ka kogu asjast see, et laskesuusatamiskoondise peatreener on muutunud Eesti spordis üheks kõige keerulisemaks positsiooniks üldse. Sellepärast, et avalikkuse ootus on väga suur, avalikkuse tähelepanu on väga suur ja tegelikult üks asi, millega Lindinger ju ei ole hakkama saanud, minu meelest ongi lõpuks ka selle avalikkuse ootusega hakkama saamine, et see on teda kuidagi nagu verest välja löönud või rööpast välja viinud. Jah, et tegelikult ju hooaja alguses need eellugusid tehes, siis ta oli ju väga positiivne, et nüüd on punt tulnud kokku, oleme ühtehoidvamad kui varem, et hakkab tulemusi tulema, aga ma olen siin kolleegidelt ka kuulnud, et isegi sellist MM ajal teda ei saanud kätte, tunnustas asju ära, et selline hajevil olek on kogu aeg olnud kaasas ja see on inimlikult mõistetav, aga jah, veel kord, et kui spordis need asjad ei toimi, kui peatreener ei toimi, siis temaga ei tulegi tööd koos teha. Pluss, kui vaadata ka tulemusi, ega edasi minekut ju tegelikult ei olnud, et MM-il tänavu oli taandareng kõikide sportlaste näol põhimõtteliselt, sellest me võime rääkida. Peale Tuuli Tomingas. No jaa, aga see ei kuulu Lindingeri tööpõllu alla praegu. Ja MK-sarjas, Rene Tsahkna on ainuke, kes on 13 kohta MK-sarjas tõusnud hooaja kokkuvõttes. Teised on kas täpselt samal pulgal või siis langenud. Ermitsa suusakiirus on tõusnud, aga see võib olla selline loomulik areng ja ta on ka juba kogenud sportlane, et seda võib-olla ei saa otseselt panna nagu Lindingeri tööks. Reibas rõõm.
ja suur rõõm on asuda jalgpallikoondise tegemisi lahkama, sellepärast, et ega jalgpallikoondise tegemiste sellises rõõmu rubriigis lahkamine valiksarjades pole olnud võimalik ikka päris ammu. Rahvuste liigas veel, Balti turniiri on ka siin viimase 4-5 aasta jooksul 2 korda võidetud, mis on alati emotsionaalselt mõnus, kui Balti turniiri võidad. Aga valiksarjas, MM või EM valiksarjas oli Eesti pärast 2011. aastat, kui oli see väga kaunis valiksari, võitnud võõral väljakul 2 mängu. 2012 Andorrat ja 2017 Gibraltarit. Skoorid vastavalt vist 2-0 ja 6-0. Ja siis nüüd üleeile õhtul Chișinăus võitis Eesti meeskond väga sellises seiklusrohkes mängus 3-2 Moldovat. Kahjuks meie stuudio ei saa näidata seda suurepärast maja, mis seal staadioni kõrval oli. Kes ei ole veel näinud, minge vaadake, mu sotsmeedias on üleval. See on fenomenaalne vaade, mis seal staadionil avanes. No räägi sellest Moldovast üldiselt natuke ka, et sa nägid seal üldse toredaid kohti ja ma nägin videosid, kus pressikonverentsi tehti, et seal olid NSV Liidu aegsed võimlad umbes. Loodame, et ei olnud tsaari aegsed, eks ju. Aga mis seal salata, et kui öeldakse, et vist on mingi arvutuse järgi Euroopa vaesemaid riike, et on näha, arvutust vajagi. On näha, et neil on seal keeruline elu, aga see ei tähenda, et inimestel ei oleks elurõõmu. Et need asjad nagu ei käi ju teineteisest kuidagi need ei sõltu teineteisest otseselt niivõrd. Et ta oli kahtlemata päris kummastav nägemine, samas ei midagi, olles natukene käinud ka Balkani riikides, endises Jugoslaavia mõnes vaesemates riikides ja mäletades ka seda, kuidas Eestis elu 90-tel oli, siis ei ole väga kummaline see, et see, kellel on suurem auto, et sellel on suurem õigus. Et ma olen säärase komberuumiga varem kokku puutunud, tõsi, mõned nooremad kolleegid, kes meiega kaasa olid, neile tuli, kuidas öelda, seletada, kuidas nagu homo soveetikus seespidiselt toimib. Et see oli seal vajalik töö. Nii, aga jalgpalli juurde liikuda. Ka jalgpalli juurde, jah. Muidu ma võin teile pikalt rääkida meie suurepärast bussijuhist Vassilist, kes suutis ära eksida meiega kuskile sinna Moldovasse ja me ei jõudnudki Moldova koondise pressikonverentsile ja siis selle, kuidas öelda, kompenseerimiseks hiljem tegi väikse põiki sealt Transnistria piiripunkti juures läbi, nägin ära piiripunkti, üle muidugi ei teki ükski tark inimeselt, pigem ma ütleksin, ei lähe üle. Ma küsiks siis selle nurga alt, et kui me räägime, et Moldova on vaene riik, Moldovas on asjad nagu nii, nagu on, siis kas jalgpallikoondise puhul on ka asjad nii, nagu on või tegelikult Moldova jalgpallikoondise kvaliteedi märk on isegi tugevam, kui me võiks arvata, ehk siis kogu selle võidul on tegelikult rohkem väärtus, kui pealtnäha arvaks. Vaatame, mis oli põhikoosseis Moldova. Ma lisan korra siia vahele lihtsalt, et ma ise seda mängu kahjuks ei näinud, aga ma kuulsin nagu sõpradelt usaldusväärselt allikatelt, et isegi nagu ETV kommentaator või kommentaator on natuke üleolevalt suhtunud võib-olla sinna Moldova koondisesse, et nagu see on pigem põhjendamatu, ma kujutan ette. Minu meelest küll, sest et Moldova koondise põhikoosseisus 4 mängijat Rumeenia kõrgliigast, 2 Venemaa kõrgliigast, 2 Ukraina kõrgliigast, 1 Horvaatia, 1 Poola, 1 Hollandi kõrgliigast. Meil oli 4 matši kohalikust. Jah, 4 mängijat premium-liigast, jah. Siis ülejäänud korjame mujalt kokku. Eesti koondise 2 suurimat staari, Karl Jakobsen, Karol Mets ei mänginud, põhipoolkaitsja Rocco Robertšein oli ka ju vigastusega eemal. Ehk et Eesti oli oma 2 kõige parema mängijata ja koduliiga meestega mina väidan, et see oli ikkagi saavutus, mida tuleb tähistada minu meelest. Jürgen Henn ütles mulle eile intervjuus, et see ei ole nüüd selline mingi superhüper asi, et mille peale nagu kohe tohutult eufooriasse minna, aga selline oluline mõnus pusletükk, mis nagu juurde panna ja millest nagu edaspidi jõudu otsida, ma olen temaga väga nõus, et ma ei näe põhjust üleolevuseks. Jah, Moldova FIFA edetabeli koht on hetkel küll kehvem, aga võtame selle, et nad mängisid üle-eelmisel aastal EM valiksarjas, alistasid kodus Poola 3-2, mängisid kodus viiki Tšehhi ja Albaaniaga. Et nad on koduväljakul näidanud tegelikult ka väga kõvasid tulemusi. Jah, 3 päeva ennem seda Norra vastu oleks asi täitsa tuks, et 0-5. Et ma nagu ei ole nõus selle üleolevusega ega ka sellega, et see võit oli kohustuslik. Minu jaoks oli see võit saavutus. Ja kui me siit saatsime su teele ka, siis sa vist panid seal punkti mingid piirid ka kirja ja 3 punkti oli seal vist päris juba hea tulemus. Vaata, ma kirjutasin eelmise nädala lõpus sellest, kuidas öelda, meie sellest eelmise nädala vestlust ajendatuna eelmine reede panin kirja ka, et tegin siis kõrgushüppe, võtsin nagu paralleeliks. Ja 6 varianti oli, mitu punkti võib saada, 3 punkti kohta ütlesin, et lennukas ja õnnestunud võistlus.
noh, ja ma arvan, see niimoodi oligi, et muidugi, noh, Henn ütles ka, et Iisraeli mäng jääb kripeldama, et noh, üheväravaline kaotus jääb alati kripeldama, sest üheväravalise kaotuse puhul jalgpallis, no sul on alati see, noh, variant, kuidas oleks olnud võimalus seda vältida, see on sul alati niivõrd, noh, lähedal ja mõnes mõttes jalaga katsutav. Ei saa käega öelda, sellepärast, et käega ei tohi jalgpallis mängida. Teen teile väikseid jalgpalliõpetusi, jagan teile. Et see nagu, noh, muidugi midagi kripeldama jääb, aga kokkuvõttes see Moldova võit oli hea palsam minu mõelest. Jah, ja kui veel positiivselt rääkida, siis nagu mis Henni tulles ka juba rääkisin, et nagu mina ei ole jalgpallispetsialist, seda tean, et käega ei tohi mängida, aga see, et Eesti mängib palliga, proovib palliga mängida, et mulle see lihtsalt nagu visuaalselt meeldib, et olgem ausad, tegelikult oleks seal Iisrael võinud 4-5 ka lüüa, aga Eesti vähemalt proovis jalgpalli mängida ja noh, ma enam seda päris lõppu ei näinud, aga vähemalt alguses liigutati ja üritati nagu jalgpalli moodi asja teha. No seal oli see, et mängupilt muutus kohe, kui Iisrael oma 2-1 värava tagasi sai või kätte sai, siis ma hakkasid nemad kartma, et äkki ei tule ära ja taandusid, rahuldasid selle eduseisuga ja Eesti oli võimalik viimase 15 minutit ise, noh, toodi ka pikad mängijad ette rünnakule ja nendega survestada. Noh, ei õnnestunud seekord. Aga ma arvan, et ka Iisraeli vastu oli noh, mänguplaan oli suhteliselt nagu ikkagi minu meelest nagu mõistlikult koostatud. Jah, oleks võinud seda paremini teostada, aga noh, see on alati võimalus. Moldova mängu kohta oli see küsimus ka, et kas ja kui palju, noh, ma ei saa öelda, et meil on õigust, aga me võime nuriseda sellele, kuidas see mängupilt nagu välja nägi. Selles mõttes, et Eesti koondis sai, noh, oleks võinud saada 85 minutit mängida vähem, enamuses saime mängida circa 45 minutit enamuses. Meil oli nagu see, 3, jah, et meil oli see ühemeheline enamus seal platsi peal, mida meil justkui nagu kõige paremini realiseerida ei õnnestunud. Samas ma ütlen kohe ühe argumendi juurde, aga millal me seda viimati üldse praktiseerida saame? No, ei, ühemeheline ülekaal realiseeriti väga hästi ära, sellest löödi 2 väravat. Noh, see hetk, kui ülekaal oli, see realiseeriti kenasti, 2-0 see periood võideti. Noh, kas nüüd väravat panna konkreetselt ülekaalu arvel on omati küsimus? Ma isegi ikkagi paneksin esimese värava kindlasti, sellepärast, et see esimene värava saavutati tegelikult sellega, et Moldova suruti enda väljaku poolele kokku, kiigutati palli ühelt äärelt teisele, Moldova langes, siis tekkis Jönni Klarsonil see võimalus sisse liikuda, liikus lõi peale, noh, sealt juba hargnesid sündmused. Et see oli just nimelt, põhjus oli see, et Moldova oli vähemuses ja oli sunnitud ennast nagu allapoole ise tõmbama, tahtsid kõrgemalt veidikene suruda. Noh, 2-0 oli hästi lahendatud standardolukord ja muidugi jah, nagu Rauno Sappin väga õigesti ütles, et rahvusvahelisel tasemel sellise kingituse ei tehta, et väravaht astub niivõrd palju tagasi lihtsalt, on, et seda väga seal ei tehta, see on tõsi. Aga noh, tõsi on see, et see Kevor Palumetsa punane kaart, no mis oli väga rumal. Noh, lihtsalt ärme nüüd noort meest on ju kuskil liialt sõitle, aga noh, väga rumal punane kaart, et noh, oli kooliraha, mida tuli maksta. Et see rikkus muidugi selles mõttes, noh, seadis Eesti meeskonna väga suurde ohtu. See oli see võimalus, mida Moldova oli oodanud. Ja Moldova ju ka jõudis sihile paar korda, aga ma nüüd ütleksin positiivse poole pealt jällegi vastu, et mõlemale Moldova väravale Eesti meeskond reageeris hästi. Et kui Moldova oli 1-2, Eesti suutis vältida paanikat, vaid reageeris hästi, tekitati ise võimalus juurde ja Käit realiseeris väga kaugulöögiga ära. Ja kui Moldova oli 2-3 91, siis need viimased minutid, see, kuidas seal nurgas palliga nökutati edasi-tagasi, Eesti fännisektori ees, kusjuures ma rääkisin pärast fännidega, nad olid väga-väga rahul, et see kõik nende nina all juhtus, sellepärast, et sellega oli võimalik Moldovale nina alla hõõruda seda kõike ja nad ise nägid seda ja hõiskasid seal kaasa. Et see Henn ütles selle kohta, et tegime Balkani stiili veits. Nii-öelda natuke negatiivsemal toonil võib-olla lõpetades, siis käsitlus on olnud positiivne pigem põhjendatult, aga mis võib-olla need murekohad kõige rohkem välja lõid selles aknas praegu? Ma arvan, et murekohad on selles mõttes, noh, kui me vaatame meeskonna sellist, ütleme, noh, koosseisu suures plaanis, võtame selle lähtepunkti, et tegelikult on see ikkagi sama, mis on olnud juba ikka 4-5-6 aastat. Tegelikult Toomas Häberil 2021 tuli, siis miks ta tegi selle taktika ümber 3-5-8, nagu ta ütles, et kus oli ainult mõlemal äärel ainult ühte mängijat. Ta ütles, et Eestil ei ole piisavalt kvaliteetseid ääremängijaid. Ja tegelikult äärtele konkurentsi nii kaitsepositsioonidele kui ka ääreründajate positsioonidele endiselt on vaja juurde. Et keskkaitses on mehitatust väravas, nagu nägime, Matt Vigonen tuli varust, mängis 2 väga korralikku mängu, keskväljal on valikud, edurivis Sappinen, Alex-Mattias Tamm pakuvad erinevaid profiile, et see nagu selgroog on paigas. Ja äärtel on need mehed, kes suudavad enamasti, kui kõik on olemas,
siis enam-vähem on okei, aga juba vahetusest oleks nagu rohkem valikut vaja. Ehk et ääremängijate osas ka rahvusvahelises jalgpallis need kvaliteedistandardid viimase 10-15 aasta jooksul on muutunud. Ehk et kui kunagi, mõtleme, et kes on Eesti koondise legendaarseim äärekaitsja, ma ütleksin ikkagi, et ilmselt Enar Jääger. Või üks legendaarsem kindlasti. Aga Enar Jäägeri tüüpi jalgpallur praegu enam äärekaitses mängida ei saaks. Et ta mängi omadused olid teistsugused. Vaese mehe Kyle Walker võiks öelda praeguses kontekstis, et mul viiakse rahulikult keskkaitsesse ära ja seal sa mängidki. Jah, Jäägeri ja Walkeri omadused mõnevõrra erinevad. Mornmure. Jätkame pallimängude teemal ja oleme omadega jõudnud Bilbao korvpallisaali, kus Kristjan Kullamäe ei kipu enam üldse platsile saama, vaid on kas pingil või suisa tribüünil või siis jäetakse koju, nagu juhtus viimase euromängu puhul. Et mis on Jarmo Lahti Eesti korvpallikoondise selge liidriga ja kui suur mure see nüüd ikkagi on silmas pidades EM-finaalturniiri, mis ei ole enam teab mis mägede taga. No olgem ausad, see on praeguses seisus ikkagi üllatav, sellepärast et pigem oli siin 2 hooaja vahel olukord, kus Kullamäe sai valida ja tema palgati Bilbaosse siis kui selliseks liidriks, üheks võistkonna selgroo lüliks, tal oli treeneri selge usaldus, aga teistpidi see tema juhtum näitabki, kui habras see, ütleme, Euroopa tipptasemel see korvpallis asi on ilmselt ka muudel aladel, et ta nüüd siin aastavahetuse perioodil sai ju karjääri esimese tõsise vigastuse, ta oli seal mingid nädalad väljas ja sealt siis ilmselt osati tema enda esituste tõttu, teistpidi see, et võistkonda vahepeal komplekteeriti, toodi üks mees juurde, üks noor kerkis esile ja nii kergelt see asi käibki, et peatreener Jaume Borzernau ütles nii, nagu asjad käivad sel tasemel, et ma tahaks kõik õnnelikuks teha, aga mul on tähtsamad kohustused kui see, et poisid oleks rõõmsad, et nemad võitlevad Hispaania kõrgligasse püsimajäämise eest ja see on eluliselt tähtis põhimõtteliselt. Kusjuures tegelikult ongi see, et me kõik hõiskasime siin, kui Kullamäe siin september, oktoober, november, kõik ilusasti mängis. Praegu tagantjärele vaadates ma vaatasin, et liigas sel hetkel 3 võitu ja 7 kaotust, mis Bilbao meeskonna jaoks ilmselgelt tegi ka olukorra natukene ärevaks. Tõsi, paralleelselt kogu aeg on eurosarjates mütatud, seal on edasi saadud, ehk see klausel on seal juures, aga ütleme, see Kullamäe mängimise aeg ei olnud ka see aeg, kus meeskond tulemuste mõttes oleks koduliigas vähemalt õitsenud, mis tegelikult praegu see kõige kriitilisem koht ongi. See see võiduprotsent mingi 30-40, et see on sellise klubi puhul mingis mõttes paratamatu ka, et jah, nemad võitlevadki eelkõige ellujäämise eest ja liigasse püsimajäämise eest. Kas see oli Kullamäe viga või mitte? Satsil on liiga üks väiksemaid eelarveid, raha ei mängi, aga paneb nii mõndagi paika, et jah, selles mõttes aga sellise klubiga muidugi ongi selline oht, et alati, et need ütleme, et Kullamäe ei ole ju kohalik mängija ka, et need pead võivad ka selle enda makata ja välismängijate otsa vaadatakse esimesena, kui tulemusi ei tule. Ja. Huvitav, et sa ütled, et üks väiksem eelarvega klubisid Hispaania kõrgligas, samas Bilbao on ikkagi suur linn ja nii mul õnnestus lihtsalt eelmise aasta maikuus Bilbaos käis, mul oli naiste meistrite finaali kajastamas seal, siis jäi seal küll mulje, et ka korvpall on selles linnas ikkagi olulisel kohal, muidugi mitte nii nagu jalgpall, aga huvitav, et klubil nagu siis ei ole finantsiga kõige paremini. Jah, et ma ei tea, kas see on halvasti neil otseselt on, aga see on vist ajalooliselt nii olnud, et nad ei ole kunagi seal tipus olnud, et pigem alt üles tõusnud, et seal ütleme Hispaanias on nii palju neid korvpallilinnu ja kohti ja pluss jalgpall ka, et igale poole jagu, pluss Victoria ja Baskonia on seal nagu lähedal, et võib-olla on kuidagi sellest ka mõjutatud. Aga eks see olukord selles mõttes ole tüüpiline, et profisport ja professionaalsed pallimängud ongi selles mõttes halastamatud asjad, et garantiisid, et sul koht on võistkonnas olemas, on sel tasemel ikkagi väga vähe. Et väga vähestel on see, et kui ikkagi alati võib juhtuda, et mingil hetkel siin lihtsalt enam ei vajata ja lükatakse kõrvale ja võetakse järgmine mängija. Ja siis on see alati võimalus. Vahetub treener, vahetub klubi president. Näiteid on Eesti korv- ja jalgpallurite puhul ju võtta väga-väga erinevaid, mis on juhtunud. Et näiteks ühe Eesti jalgpalliri puhul oli aastaid tagasi juhtum, et klubis vahetus juhtkond ja uus juhtkond ütles, et me oleme ikkagi nüüd välismaalaste vastased, et poisid võite minna. Kusjuures neid näiteid on väga kurbasid ka, et ma siin eelmine aasta, kui meil ei olnud Mattias Tamme jalgpallikoondises väravaid löömas, siis sai tehtud lugu, et kus on meie kõik väravalööjad ründajad ja siis otsisin üles vanad peerud. Andres Ooper, Indrek Selinski, siis Selinski meenutas ka oma kõige säravamat hooaega Aalborgis, kus justkui paugutas
puusalt praegu 11-12 väravat seal hooajaga ja järgmise hooaja alguses sai 3 mängu tehtud, aga kuna ta polnud arvestanud sellega, et ta peab suvel metsikult ise individuaalselt trenni tegema, vaid et eeldas, et klubiga saab ka nagu natukene põhja laduda, siis kohale minnes ei pidanud lihtsalt nagu füüsiliselt vastu esimeses mängus, läks treeneri ja ütles, et ta tahaks natukene kosuda, visati duublisse ja kõik. Seal isegi ei antud nagu teist varianti, sest et sellega näidati ära nii-öelda oma suhtumine. Ehk siis kokkuvõttes ülisüütust olukorrast ja mehe karjääri parimale aastale langes lihtsalt duublis istumine. Ja kui vaadata suve poole, siis muidugi see on selles mõttes ju ohu ja muremärk, et me oleme ennegi rääkinud, et siin Kriisa mitu kuud vigastusega väljas olnud, Rosenthalist ei tea keegi midagi. Kasper Suurorg andis ise mõista, et ta võiks hakata juulist treenima korralikumalt ja siis vaadata, kas augustist saab jalad alla ja nii edasi. No ei, miks ei, niimoodi, okei, ta võib koosseisu jõuda, aga see ei ole ju tippur. Jah, et lihtsalt siis tulebki need asjad ilmselt ümber mängida, nagu Rannol on öelnud ka, siis Eesti korvpallikoondis ei pea mängima klassikalise mängujuhiga, meil oskab kotserpalli käsitleda, Vene ääremängijad võivad seda üle tuua ja nii edasi, pluss ikkagi kogu selle jama taustal on positiivne esiltõus on Stefan Vaaks, kes siin vähemalt praegu lammutab Eesti-Läti liigas kõik kohad laiali ja praeguse seisuga ta oleks kindlalt 12 mehe hulgas näiteks. Kui midagi imelikku nagu positiivselt otsida, siis ega see enesekindlus hästi ei mõju, aga vähemalt see, kui minutid on vähe või mängida, siis vähemalt vigastusoht on väike. Ja suvel saad kõvasti trenni teha, oled isukas ja Kullamäe ju selles mõttes oskused jälle kuhugi kadunud, ma arvan. Tähtis teema. Rallipere ja muud loomad olid möödunud nädalavahetuseks kogunenud Keeniasse, et kaasa elada selle hooaja kolmandale maailmameistrivõistluste etapile, mis lõppes taas Elvin Evansi võiduga. Ott Tänak saavutas seal aga teise koha. Tõsi, vahe MM-sarja liidri Evansiga küll suurenes, aga muidu oli tegemist ikkagi Tänaku selle hooaja ju selgelt kõige parema esitusega. Alustame Tänakust. Mida nagu Tänaku sellest rallist võib nüüd järeldada, kokku võtta, öelda, mis seisus on ta oma Hyundai'ga? Kui me olime siin esimese 2 ralli ajal ja järel nagu pigem skeptilised, et seda kiirete ja mõnusate momentide vahemik oli suht vähe, siis tegelikult Keenias tundus nagu sellist juba vana Tänaku hõngu küll õhus, et ta tegelikult reedet lõviosa ajast kontrollis. Lõviosa Keenias? Jah, et lõpuks nagu ikkagi ralliringkondades liigub jutt, et kui midagi autol katki läheb, peab kuhugi otsa sõitma ka, et niisama see veovel katki ei lähe. Aga natuke oli seal kindlasti ebaõnne ka ja kui see ütleme, et üks juhtum välja arvata, siis tegelikult hea ralli, et ainuke, kelle midagi juhtunud oli Elvin Evans ja tema võitis, et see käib Keeniaga paratamatult kaasas. Natuke on muidugi see koefitsient, ma panen oma kuradi sarvekasid jälle pähe, et neid seal sellist looma seal ei olnud. Jah, Tansaania kurat, kusjuures kunagi oli üks kiskeline, aga see on praeguseks välja surnud. Aga see on Austraalia, mitte Keenia. On, absoluutselt, nõustun sinuga selle nurga alt. Aga me siin käime juhkamiga mälumängude aeg-ajast, vaata, sellepärast teame neid asju. Aga tegelikult, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et Tänakul oli istumise all eelmise aasta Hyundai, ehk siis see vana auto. Ehk siis nüüd on natuke see küsimus, et kui palju see mõjutab nüüd järgmisele rallile minnes Kanaari saartele, et sul ikkagi jällegi need muutused on seal sees. Meie ei oska hinnata, kui palju tegelikult need autod sõiduomadusi tunnetust mõjutavad, aga kui me räägime sellest, et Hyundai ju läks vabank ikkagi selle uue autoga, nad ju kauplesid teistelt meeskondadele, et kõik nii-öelda tehnilised jokkerid välja, et nad saaksid korraga 5 suurt elementi auto juures muuta. Ehk selles mõttes need on ikkagi erinevad masinad, nii palju kui mina oma ralli võhiklikkuses sellest spordilast nagu aru saan. Ehk see on nagu niisugune, ma ei taha öelda, et nagu täielik tundmatu, aga nagu see on nüanss, mida tasub meeles pidada. Aga Tänaku kiirus oli ikkagi tõesti seekord nagu olemas ja Keenias on lihtsalt see, et ei võida alati see, kes on kõige kiirem, vaid kellel on kõige rohkem, ma ei tea, õnne, tarkust ja kõike muud. Jah, see oli vana auto, aga ikkagi nagu mingi modifikatsioonidega võrreldes eelmise aasta Keeniaga, et see eelmise aasta Keenia auto vist lagunes neil ka korralikult ära, aga jah, et selles mõttes päris korralikku töökindlust endiselt ei olnud, sellepärast et Terino Villi tunnistas viimasel päeval ka, et viimase päeva järel, et ta kogu aeg kartis, et äkki jälle midagi laguneb ära, et kogu aeg kuklas mingi asi tagus, aga samas see käib kõigi seal Keenias kaasas, et kui me räägime spetsiifilisest rallidest, siis see on tõesti spetsiifiline ralli, sellepärast et seal kohati ei ole teed, siis on mingisugune teelaadne asi, siis on liivamülkad ja hea näide selle ralli kokkuvõtteks oli see, kuidas Oliver Solberg sõitis lihtsalt ka see teed ja jäi sinna feshi siis niimoodi kinni, et ta ei saanud sealt omal juhul välja vist mingi mitme traktoriga lõpuks saadi sealt liikuma, aga tema võistlus oli selleks ajaks sõidetud. Miks Elvin Evansil see hooaeg niivõrd hästi kulgeb? Ta vist 6 viimase ralli jooksul pole kordagi 2 paremusest välja jäänud.
no jah, okei, ma nüüd seda ülehooajade statistika fänn väga suur ei ole, et võtame nagu selle hooaja 3 ralli, mis on siis kohad teine, esimene. jah, ka päris hea. On päris hea, aga no mis me ikka ütleme, natukene tarkust ja natukene õnne on ikkagi need kõige tähtsamad komponendid ikkagi meistrite puhul. Midagi ei ole teha, õnn soosib tugevaid ja hetkel Evans on tugev. Ja Kalle Rovanpera ei ole tema tiimikaaslane. No vot, siin on väga palju niukest, jällegi, ma nüüd ei pretendeeri rallitargale, aga väga palju on räägitud sellest, et see hübriidi kadumine on Kalle Rovanpera puhul mänginud väga suurt rolli. Ehk siis see hübriidiga sul oli võimalik õigel ajal seda lisaväänet kasutades parandada auto nagu jõudlusmomenti käiguvahetuste juures. No mis on nagu inseneriteadus, mis on isegi nagu minu insenerikraadi puhul nagu üle pea, aga Rovanpera oskas nagu kõige rohkem hübriidi tuua tavalsõitu sisse versus kõik ülejäänud kasutasid seda põhimõtteliselt nagu koha pealt ära kiirendades. Et noh, see on nagu nüanss, mis on kadunud ja vot see, no lisaks sellele, et Hankoki refid ei sobi Rovanperale üldse, nagu ma oleme aru saanud, on nagu see, miks soomlane on hädas. Ja teistpidi see hübriidi kasumine tuleb Evansile kasuks, et me oleme ise ka siin eelmist saadest rääkinud, aga Jari-Mati Latvala Toyota tiimi peale tõi välja 3 põhjust, miks Evans võiks sel aastal maailmameistriks tulla. Üks oligi see hübriidi kadumine, et Evans ei kohanudki sellega ära, kuidas seda kasutada. Teine on see, et võistkonnas on kõva konkurent tagasi, ehk siis Kalle Rovanpera võtab temalt mingil määral pingeid maha ja kolmas siis ongi see, et refid sobivad talle nii hästi lihtsalt ja nüüd siis võib-olla ta ongi küps selleks maailmameistri tiitliks, et me oleme hooaja alguses, punkte on igal rallil kõvasti laual, aga teistpidi juba siin Keenias hakkas see mängima, et kuna Evansi edu oli nii suur, siis tema ei pidanud nii palju riskima kui Rovanpera näiteks ja Rovanpera sõitis ka oma auto katki, et mida rohkem see vahe kasvab, mida kauem Evans seal tipus on, seda lihtsamaks tal selle koha pealt läheb, et siis tal tekibki see Terino Neuvilli eelmise aasta efekt, et ta ei pea kogu aeg pingutama, vaid ta peab oma ära tegema. Et 95%-ga sõitest tulevad ikka need 3.-4. koha punktid koju, mis hooaja lõpuks piisavad. Muidugi, kui need Latvala 3 põhjust tuua, siis teine põhjus on see, et tiimi sees on kõva konkurent. No kui palju see konkurent nagu tegelikult veel põhjuseks läheb, kui tegelikult Evans on see, kes nüüd hakkab siin seda tiitli favoriidi survet kogema, et selles mõttes see nagu kaob ära, et siis me saame... Alguses sellist mõjus. Jah, et siis me saame jälle näha, et kas see mees on nüüd päriselt küpseks saanud või on see sama Evans, kes Monsas tiitli peale sõites ikkagi kraavi sõites. No, et seal tuleb nüüd see ka mängu, et eelmisel aastal oli palju hõredam konkurents, et me oleme siin eelmises saades ka rääkinud, et ju neid mehi, kes suudavad sõita kõrgetele kohtadele, on päris palju, et Katsuta on teinud mingisuguse arenguhüppe, Bajari hakkab kindlasti paremini sõitma ja kõik need teised mehed ka, Formoost rääkimata, et Formoo võttis ju pühapäeval maksimumi, et mingis mõttes on seda vahet rohkemate punktidega nagu lihtsam kinni lappida, teisalt vaadates konkurentsi, siis pigem mitte isegi. Räägime sõitjate Omertast ka. Jarmo, kui sa neljapäeval ralliblogi tegid, et mis su esmane nagu emotsioon või selline tunne oli, kui esimese katse lõpus hakkas kõmri keelt ja mida kõike sealt tulema? See pani natuke muigama ja seal ütleme, et fantaasial lasti lennata ka, et mõned seal näitasid mingit sõrmi, mõned tegid seal viipekeelt, Sami Bajari tegi seal igasuguseid vigureid, et see oli selles mõttes, ma arvan, et see jõudis nagu FIA-le kohale, et taheti selline jõuline sõnum saata. No kas jõudis kohale? Arvestas seda FIA vastust, mis oli maotuse muster. Mis asi, kas midagi sellega teevad, aga see vähemalt jõudis neile, et see ei saanud neil 2 silma vahel jääda ja mingi trahvi nad pole kellelegi selle eest määranud, nii et nii paljugi on kasva hästi läinud. Minule jättis see väga sümpaatse mulje ja see on vägev, et sõitjad niimoodi ühte hoiavad, enda eest seisavad ja kiuslikke ametnikke tulebki vastu kiusata. Rahvusvaheline Autoliidul ei ole õigus, rallisõitjatel on õigus, katsejärgsetes intervjuudes natukene ropendada on täiesti normaalne, see on inimlik ja inimlikke emotsioone spordist näha tahetaksegi. Nädalavahetuse top. Ning nagu meil pressisektoris kombeks, vaatame saate lõpetuseks otsa ka eeloleval nädalavahetusel Eesti spordis toimuvatele suurematele sündmustele ning väga üllatuslikult saame laupäeval kaasa elada korvpallikohtumisele Riias, sellepärast et eile õhtul Tartu Ülikool tegi oma hooaja ühe parema mängu, kui koduväljakul Riiad sellist jagu sai ja veerandfinaalseeri 1-1 viigistas. Üksikuid sähvatusi on hooaja jooksul veel olnud, aga ütleme sellises faasis see oli kindlasti suur üllatus, vaadates just viimaseid nädalaid laupäevast mängu Riias. 16 punkti esimese poole, kuidas see on võimalik? Ja seal oli mingi periood, kus nad viskasid a la 10 minutiga 1 punkti või midagi sellist, et jah, see tundus, et see vanker on täiesti kraavis, aga ütleme, et kõva energia ja agressiivsusega annab ka korvpallis päris palju ära teha. Ja laupäeval, aga laupäeval soosik on ilmselt ikkagi Riia? No paraku küll või siis õnneks, et siis ütleme, et
pingeid tegelikult Tartul ei ole, et nad pesid selle häbi ikkagi mingis mõttes maha ja nad ei olnudki selles paaris mingil juhul soosikud ka. Šveitsis jätkuvad freestyle suusatamise lumelauasõidu maailmameistri võistlused ning Henri Silderut ootab reedel ees rennisõidu kvalifikatsioon. Rennisõidu kvalifikatsioonist eesmärk võiks olla edasi saada, 14 finaali peaks saama ja kui pargisõidus see juba õnnestus, siis rennisõidus võib vaielda, kummast ta tugevam on, aga ütleme, latti ei saa ju madalamaks seada, kui pühapäevasesse finaali jõudmine. Ja, ning talispordi hooaeg kestab veel ka suusahüpetes, et kui kahevõistlus murdmaa lõpetasid laskesuus ka, suusahüpped veel mitte, Plaanitsa lennumäel tahetakse sealt jälle 250 kanti vist lennelda. Jah, kui olla optimistlik, siis äkki isegi Eesti rekord on ohus, sellepärast Arti Oigra ja muidugi ka Kaimar Vagul seal hüppamas on. Reedel siis on nii-öelda põhivõistlus ja pühapäeval on meil see kuulus grande finaale, kuhu ainult hooaja 30 paremat saavad ja seal on ka meie mees Arti Oigra on hetkel MK sarjas 24, nii et saame ka sellisele asjale kaasa elada. Mul on sotsiaalmeedia viimase nädala jooksul lisanud neid lennumäe hüppeid ette seal mingi riilsides, need on ikka sõge vaatama. See inimene lendab ja lendab ja lendab ja sinna põhja välja ja siis nagu paneb laksakaga maha. Võimas. Soovitan vaadata, kel vähegi võimalus. Ja olgu mainitud, et jalgpalli hooaeg jätkub Eestis nüüd pärast seda koondise pausi muidugi koduste meistrivõistlustega ning sel hooajal üks eeldatava esineliku vaheline mäng Premium-liigas on peetud. See oli teises voorus, kui Paide võitis Kaljut 4-0. Sedapuhku näeme pühapäeval kell 14.30, kuidas lõpeb kohtumine FC Levadia ja Nõmme Kalju vahel. Nii et kodust jalgpalli ka terve nädalavahetus täis on, aga selline oli pressisektori 23. saade. Saatejuhid olid Karl Juhkami, Jarmo Jagomägi, mina Ott Järvela, teie olite pressisektori vaatajad ja me kohtume järgmisel neljapäeval. Saadet toetab Pahv. Pressisektor.